Jaa, nüüd tundub, et võiks siis alustada. Tere tulemast kõigile. Mina olen Tiia Lõoke ja mina olen Teadliku loomise ja hingamise akadeemia looja. Tegelen hingamistööga aktiivselt 20 aastat. Ja nüüd täna meil on rõõm siis kohtuda Virge Kuivjõega, kes siis juhendab hingamislaulupeol tantristlike hingamispraktikate töötuba. Ja väga põnev on kuulda siis, mida ta seal siis täpsemalt teeb ja mida üldse siis need hingamispraktikad on andnud talle ja kuidas ta seob siis oma hingamispraktikaid tantristliku lähenemisega. Tere, Virge! Ja, tere Tiia ja tere kõigile! Sul oli päris mitu küsimust. Esimene oli see, kuidas ma jõudsin hingamispraktikate juurde. Kas ma mäletan õigesti? Hakkame kuskilt pihta lihtsalt. Sind hakkasid üldse huvitama hingamispraktikad ja mida need on sulle andnud, et sa oled hingamisterapeut ja ma tänan sulle lausa 2 hingamistöökooli lõpetanud. Ja, et minu töö tõesti algas päris ammu, vist isegi rohkem kui nüüd 13 aastat tagasi. Ja tegelikult 14 aastat tagasi ma käisin ühel kursusel, Johan Eckenbergi kursusel ja seal tehti vabastavat hingamist. Ja tundus hästi huvitav kogemus või kuidagi tekitas huvi selle praktika vastu ja sealt samad kursused leidsin inimesed, kes tegid minu kodulinnas Tartus hingamisgruppe. Hakkasin käima nende gruppides. Ja järjest põnevamaks läks, et minu see tee sinna hingamismaailma oli just selline, et nagu taju hakkas muutuma, ma sain paremini kontakti oma tunnetega. Hingamise ajal tekib ka selline muutunud teadvuse seisund, kus sa näed iseennast, oma elusituatsiooni palju laiemalt. Võib-olla näed ka selliseid kohti, kus on nagu tähendusrikkamad, mida tavateadv või seisundis ei võta kinni. Ja siis ma käisin nende hingamisgruppides ja nemad rääkisid oma õpetajast Beanie Dansby'st. Ja käisin ka Beanie Dansby kursusel ja kui ma sinna sisse läksin, siis ma tundsin, et ma olen nagu kodus. Ja siis tahtsin minna järgmisele ja see oli välja müüdud ja siis ma olin nii pettunud, et kuidas ma nüüd mulle midagi leidsin, midagi nii erakordset ja ma ei saa minna enam nagu kursusele, sest see on täis müüdud ja ainult terapeudid saavad valdavalt sinna. Siis ma otsustasin, ma olen õppinud terapeudiks, et ma saaks alati minna. Ja mul tegelikult ei olnud sellist terapeudi ambitsiooni, aga lihtsalt, et ma tahtsin selles keskkonnas olla. Ja kui ma seal käisin, siis sai ka terapeut seepärast, et see tõesti avas minust nii palju ja samuti oli hästi suureks abiks, et ta vabastas stressi, aitas endast paremini aru saada ja sellest hakkas selline teadlik enesearengu tee. Ja kui hakata ennast uurima, siis see on alati ka üks põhjatu kaev ja aasta-aastalt läheb järjest põnevamaks, et üha rohkem tuleb nüansse. Ja kuna see oli nagu mulle endale nii vaimustav, nii põnev, nii kasulik, siis seal tekkis siuke loomulik vajadus seda ka teistega jagada. Ja kuna seal Beanie Dansby'l oli väga ilus terapeutiline pool asjal, siis see oli kuidagi nii loomulik tee, et minust sai hingamisterapeut ja see tohutu huvi kestis edasi, et 3 aastat käisin Beanie Dansby kursusel, lõpetasin ära, siis käisin Inspiraktiva koolis, kokku 5 aastat hingamisteraapiat õppinud ja siis pluss veel nüüd pärast seda kokku ma tegin 10 aastat hingamisterapeudi tööd. Ja ma olen väga õnnelik selle üle, sest see on tõesti olnud tohutult põnev. Väga avastusrikas ja kuidagi väga ilus on ka, et kui hakata andma seda nagu tagasi, seda teadmist ja neid oskusi ja näha, kuidas teistelt inimestelt samamoodi samad protsessid tekivad, et nad kogevad rohkem oma tundeid ja teevad teadlikumaid valikuid ja näha näiteks, kui töötada depressiooni diagnoosiga inimestega, kuna seda pärast sind tänavad, et aitäh, et võtsin küll sel ajal rohtusid, aga ikka sain nagu neid
tipukogemusi, siis see on olnud hästi tänuväärne töö ja see tõesti toidab see, et ma näen, et see töötab. Ja mingil hetkel hakkasid sa käima Indias ka hingamistööd tegema, et miks sa seal hakkasid käima täitsa regulaarselt, kutsusid rühmasid, ma tean. No Indiaga oli niimoodi, et minu hea sõbranna, kes õppis ka minu esimesel kursusel, Maret, temal oli üks vaimne õpetaja, ta kutsus ka, tule tema retriiti. Nii ma sattusin sellise mäe juurde nagu Arunachala mägi, mis on ka selline väga eriline koht maailmas. Ja eks ma rääkisin sellest oma hingamisgruppides, et selline maailm on olemas. Ja inimesed hakkasid lihtsalt küsima, et Virge, kui sa seal käid, kas sa võtaksid meid ka kaasa ja sellest oli nagu lihtne edasi minna, et hakata looma gruppe, nagu ma ise seda reisisin, et siis reisid, hingad aeg-ajalt, ehk siis nagu need muljed, need kogemused, mis tulevad, et siis läbi hingamispraktikate integreerid ära või saad veel sügavamaid kogemusi. Ja sellest inspireerituna iseenda oma sellisest asjadest, mis mulle meeldivad, siis ma tegin neid gruppe nii kaua, kui sai. Ja kuidas sa siis tantra juurde jõudsid, et kas läbi India või kuidagi siin Eestis? Ei, see juhtus Eestis, et see on päris kelmikas lugu. Et no see oli, need oli 11 aastat tagasi, oli mul üks armsam ja lihtsalt saime tuttavaks ja saime armsamateks. Ja tol ajal ma olin juba teinud, 3 aastat olin juba teinud hingamispraktikat. See tähendas seda, et ma kogesin enda sees juba energialiikumisi. Näiteks ma olen olnud lapsest saati tundlik, aga selles ei olnud teadlikkus selles tundlikkuses. Et hingamisteraapia oli see, mis andis mulle justkui nagu alfabeedi või oskuse seda lugeda. Ja siis ma mäletan, et ma armatsesin temaga esimest korda ja kogesin läbi tema keha energeetilisi orgasme. Ja see oli midagi täiesti erakordset, ma pole mitte kunagi midagi sellist kogenud. Ja siis pärast niimoodi rääkisin temaga niimoodi, et tead, mul oli sihuke kogemus, et midagi väga niimoodi energia tõusis ja väga võimas oli ja mida ma sinu sees kogesin ja siis tema ütles see peale, ja Virge, see on tantra. Ma sain niimoodi läbi kogemuse siis tantraga ühenduse ja see suhe kestnud küll kaua, aga minu huvi kestab siiamaani, et väga ilus uks avanes. Ja ma tean, et tantra on ju väga vana õpetus, nii nagu hingamistöögi, et mida siis sa oled nüüd õppinud läbi tantra ja kas sa teed mingit tantristlikku massaaži eraldi või kõike kasutad koos hingamistööga? Et kuidas ma jõudsin tantristlike hingamispraktikate juurde, see oli päris vahva. Et loomulikult siis peale seda kogemust ma hakkasin ka hingamiskursustele lisaks võtma tantrakursuseid ja õpetaja nagu ma olin, ma sain natuke nagu seda kogemust panna ka oma gruppidesse juurde. Et tegin hingamisgruppi, aga panin sinna tantraharjutusi sisse ja inimestele väga meeldis. Kõik tegid, olid õnnelikud. Ja teistpidi oli ka see, et mida rohkem ma tantrat tegin, seda enam sain aru, et mis on hingamispraktikate ja tantrapraktikate vahe minu enda jaoks. Et kui hingata, siis on selline, taas on nagu sellised, mina tegin vabastavat hingimist. Et see on siis selline jõuga nagu energia tõstmine, kus on nagu blokeeringud vabastavad, emotsioonid vabanevad, inimene avaneb rohkem, läheb voolavamaks. Ja tantrapraktikad olid nagu sellised vastupidi, mitte selles suhtes nagu vastupidine tee, aga sa tuled hästi kehasse, hästi selgeks lähed, hästi kohale tuled, et sihukest nagu laia, avarat, sellist ekstaatilist kohta otseselt ei ole, aga mõlemad olid super lahedad minu jaoks. Ja ma mõtlesin, kuidas panna neid kokku, et mõlemad on ägedad. Ja mõlemad tahaks nagu oma nii-öelda õpilastele näidata, et kuidas need asjad käivad. Et üks teeb hästi lahti ja teine on nagu selline, paneb hästi kokku. Ja see koosolek ja kohalolek on ka väga sihuke eriline ja võimas seisund. Aga nad nagu
on nagu parem ja vasakkäsi, mõnes mõttes minu jaoks. Ja kuidas ma siis tegin? Ma siis mõnikord tegin rohkem natuke tantra praktikaid, natuke rohkem hingamispraktikaid ja vaatasin, kuidas see kombinatsioon tekib ja lõpuks otsustasin, et äkki ma panen oma grupile ikkagi õige nime, et ma ei ütle, et see on hingamispraktikate oma, sest seal juba pooleks oli juba tantra asju, et siis on tantristlikud hingamised. Võib-olla on mõni inimene, kes ei tea üldse, mis see tantra on, et äkki sa defineerid selle sõna tantra. Jah, see oleks aitäh, et sa täpsustad seda, sest ma olen nagu nii kaua selles sees olnud, 11 aastat. Enam ei mõtle ka. Ja seda enam, et sõnaga tantra on ka palju väärkujutlusi ja arvamist, et see on mingi seksimine või ma ei tea, mis. Ja paljudel on see eelarvamus. Et minu jaoks on tantra siis selline enesearengu praktika ja võrreldes paljude teiste praktikatega, näiteks hingamine, jooga, on ta sotsiaalne praktika, et hingamist ja joogat me teeme valdavalt üksi, nad on soolopraktikad või siis toetusega terapeudiga praktikad. Siis tantra kõige suurem on ka, et see on sotsiaalne, et seda tehakse paaris või grupiga ja seal kasutatakse ka näiteks palju puudutust, kehatööd, käsitletakse selliseid teemasid, mis näiteks ilmnevad mehe ja naise vahel, et meie mehe ja naise vahel on selline pinge või energiavoog, siis see on nagu õpetus, mis siis õpetab, kuidas teadlikult kasutada seda voogu. Valdavalt on see seksuaalenergia, aga tantra õpetab ka, ütleme, kui seksuaalenergia on see, et kasutame siis kogu spektrit. Ja kui käib siis nimelt tantra grupp, siis valdavalt ikkagi õpetatakse, kuidas teadlikult näiteks kasutada kogu seda voogu, et seksuaalenergia on lihtsalt üks osa. Et seksuaalsusega on niimoodi, et ega seda meie inimesed ju praegu vaatavad valdavalt pornot või on nagu väga mitteteadlikud või kanalikus seda saadakse, et siis on just see, et me kõik oleme seksuaalsed olendid, et kuidas siis sellesse suhtuda niimoodi, et seda saab nagu rahulikult vaadata, kasutada, juhtida, et see ei oleks selline nagu pime ala meie sees ja samamoodi on siis tihtipeale inimestel nagu aastate jooksul tekkinud ka erinevaid traumasid, mis on näiteks erinevate kas suhetega tekkinud või siis vägivallaga või siis oma mõttemustritega või sotsiaalse ruumiga, siis kuidas seda võtta kilt-killult lahti, sest kui me oleme üksi või mediteerime, siis võib muidugi väga ilusaid avanemisi tekkida, aga kui tuleb näiteks konkreetne mees või naine sinu vastu, siis see peegeldus on palju intensiivsem ja selgem ja samamoodi kui sellises turvalises keskkonnas nagu tantra õpituba või tantristlik hingamispraktikate õpituba hakata neid kohti lahti tegema, siis see efekt on ka palju tugevam, et kui sa mängid seda mitmeid kordi läbi tantra õpitus, siis sa võtad sellega oma päris ellu kaasa. Mida sa täpsemalt õpetad hingamislaulupeol 20. augustil? Ma just mõtlesin, kui ma vaatasin seda kava, et teil on palju ka sellised, kus tõstetakse nagu nii-öelda jõuga seda energiat ja siis on nagu võimsad, ma arvan, tulevad võimsad avanemised. Ja kuna mind ennast nagu pani just seda tantristlike hingamispraktikat tegema see, et kuidas tulla hästi rahulikult kehasse või siis üks asi ka, mis on terapeutiline, et kui teha selliseid avavaid asju, siis mõnikord protsess ei jõua lõpuni. Et kuidas seda protsessi siis niimoodi kokku panna, et inimene nagu tunneb ilusti joondatud, mitte ei lappa edasi. Ja siis ma mõtlesingi, aga miks mitte tuua see hingamislaulupeole, et ma õpetan siis, kuidas siis keha ja kehatöö ja puudutuse abil panna ennast jälle ilusti kokku. Et see on joondud ära ja samamoodi see on selline vahva praktika, mis suure tõenäosusega paneb õnnehormoonid tööle. Mingi baarides praktika või?
seda on kõige toredam teha kolmekesi ausalt öelda, et siin ei ole vahet siin, kui sa võite tulla sõbrannaga, sõbraga, lastega, kui nad suudavad tund aega kohal olla. Ja seda sobib ka edaspidi ka lastega teha. Et ei, siin ei pea paarist tulema, et tule nii, kas tule üksi, tule sõbraga, tule kampaga, et kõik kombinatsioonid on teretulnud, et see on täiesti sooneutraalne harjutus ja praktika. Ja millistele inimestele see on ka mingi piiranguid või mingi sihtgrupp, kellele see eriti sobiks siis? Mina olen öelnud, et ma olen seda õpetanud niimoodi, et sa saate teha seda oma vanaisa, vanaemaga, ema-isaga, lastega, sõbraga, kallimaga. Igal ühel on natuke omad nüansid, aga ta sobib kõigile. Et see on väga lihtne, lihtsad asjad on lihtne teha ja töötavad hästi. Et lihtsalt oleks vaja, et sa suudad ennast niimoodi kuulata ja järgi teha, et muud sihukest vigurit me seal ei tee. Kas sul on mingi nõuanne või soovitus, mingi praktika või kuidas võiks hingata ja saada seda ühest küljest seda energia tõusmist ja samas hästi joondatud olemist, nagu sa räägid? Et on sul mingi nõuanne, kuidas ise kodus hingata või millele tähelepanu pöörata, just nendele ka, kes võib-olla ei tule hingamislaulupeole. Ja, kui ei ole võimalik sõbraga teha, tuleb üksi teha, eks meil ole seda aega palju olnud. Mida ma kohe esimesest oma tunnistakkan õpetama on hääl. Et hääl on meil kõigil olemas ja see on see, et näiteks mul oli üks väga tore õpilane, tuli mulle tundi, käis kõik selle kursuse läbi ja rääkis, et mina ei tea, tegelikult ma ei tea mitte midagi teistmoodi, aga mul kuidagi seksuaalelu on muutunud, läinud palju sügavamaks ja mahlasemaks ja see oli mees. Ja siis ma tükk aega mõtlesin, mis asi see on, et ma nagu midagi teisiti ei tee, aga siis panin tähele, et ma teen häält. Ja see hääle kasutus on, ma jälle räägiks ühe siukse vürtsika loo siia nagu lisaks, et kuidas sellist ekstaatilist voogu endas siis kasvatada ja miks lubada endale häält. Kas või see, et kui sa kuskil kõnnid või miks inimesed hoiavad seda hinge tagasi või ka häält tagasi, on see, et on nagu mingi pinge kehas ja on raske seda nagu välja saada, siis meie selline naturaalne selline instinkt on see, et kui ma ei taha nagu ebamugavaid tundeid, siis ma teen ennast kangeks või pingesse, siis ma tunnen vähem, olen tuimem. Aga see just nagu mängib halvas mõttes selles suhtes kätte, et siis sa lähed järjest tuimemaks ja järjest vähkem on ilusust ja sihukest rõõmu sinu sees. Ja üks selline väga lihtne nipp on see, et kui sa paned tähele, et sa oled kangeks ennast teinud, kasutame häält välja hingates. Mismoodi siis? Ikka päris niimoodi. Lõdvestunud lõuaga või? Nagu ohkad välja. Ja siis on veel eriti hea, kui see lõualuu lõdvestub, siis ka naistel ja meestel ka lõdvestub vaagen. Kõik see, mis on meie produktiivorganid, saavad ka lõdvestuda, et see on nagu siuke mõnus pinge vabastav. Ja vürtsikas lugu siis siia juurde sellisest moodi, et kui te mõtlete, millised on orgasmid, et kas neid saadakse läbi nina hingamise või läbi suu hingamise. Ma arvan, et see on rohkem nagu läbi suu. Et kui sa tahad seda võimet, et sa tunned oma kehas rohkem ekstaasi, kasuta hääd, kasuta suu kaudu hingamist, et sa ei pea igal pool näiteks ühistranspordis seda tegema. Aga kui sul on võimalus, sa oled mere ääres, sa jalutad kuskil pargis metsas, proovi seda. Lõdvestud. Ja siis püüad enda keha teha nii lõdvaks, kui sa saad. Ja siis, kui näiteks pinget ei taha tulla see hingamine niimoodi laulvalt välja, siis võib näiteks, kui mingi vihakiht on vahel või ärrituse kiht on vahel, siis võib tõesti teha sihukest kõva häält ka nagu et see emotsioon ära vabastada. Ja kui sa oled ise endaga, siis
turvalises kohas ja koerad, kassid ja on nõus sellega, siis miks mitte. Et kõige kahjulikum on see, kui sa jätad endale need ebamugavad tunded kehasse. Et kui sa ei väljenda neid ära, et püüad kuhugi ära pakkida, et see teeb ka meid kangeks ja selliseks tuimaks ja mis kõige tähtsam see, et sul selles kehas ei ole mugav olla. Et las keha olla. Kas ma saan õieti aru, et sa kasutad ka palju tõesti hääleharjutusi oma töötubades? Jaa, tõepoolest. Just see, et seda ära harjutada, et hääl on normaalne kasutada. Et see on selline nagu väga hea instrument. Et ka kui inimesed pikka lamavad, pikka hingamisseanssi teevad endaga, et siis sa palud neil ka häält teha või? Alati. Need, kes käivad ära selle kursuse, need enam et kuidagi saavad selle maitse suhu, mida see annab. Et tõesti on nagu palju erinevaid võimalusi. Joogas on näiteks läbi nina, lähevad nadidesse, tuleb hoopis teist tüüpi energia, aga siin on teised eesmärgid, et mis sul parasjagu on, et kui meie nagu püüame luua sellist voogu, kus on ekstaasi, kus on tundeid, kus on mahlasus, siis hääl on suureks abimeheks. Väga hea. On sul veel midagi lisada nüüd lõpetuseks enesearengu huvilistele midagi, mida hingamistöö siis on sinu ellu toonud veel või mida sa soovitaksid inimestele, kes veel üldse ei tea midagi hingamistööst või tantrast? Ja, et miks seda üldse teha või et hingamine on tõesti paljude praktikate baas, et kui me siin viitasid sellele, et tantra on väga vana praktika, siis mina kõige rohkem olen kursis üldse Tiibeti budismiga. Ja Tiibeti budismis on niimoodi, et kui inimene hakkab enne tegema praktikat, ehk siis palvetab, puhastab siis oma hingamise abil oma keha ära. Et see ühendus endaga ja siis kõiksusega saaks paremini voolata, või siis tegelikult õigupoolest siis budad on ju inimesed, kes on valgustunud, et siis saada tema tarkusega paremini ühendust. Ja samamoodi, et kõik need praktikad, hingamine hakkab ühendama sind iseendaga, võtab ära need takistused, kus sa ise ei näe või siis nagu samamoodi, kui meil on olnud selline stressirikas periood, siis on seda stressi nii palju, et me ei pruugi ennast näha, teisi näha. Et ta hakkab seda ärevust, ebamugavust siis pealt ära korjama. Ja kuna hingamine on nagu nii turvaline tee, et võtad lihtsalt õhku sisse, lased välja, siis võrreldes praegu on ka populaarsed igasugused ained või siis sellised võimendajad, kakaod, siis siin ei ole selline keemilist protsessi, tekib mingi aine pealt, vaid sinu keha hakkab seda ise produtseerima ja keha ise teab, palju ta seda teeb. Et see on väga puhas ja samamoodi ei tule nagu mingid filtrid vahel, et sa lihtsalt korjad kihte ära, et ise ennast rohkem kogeda. Et see on minu jaoks nagu kõige ilusam ja puhtam viis endani jõuda. Aitäh sulle oma kogemuse jagamise eest ja nõuannete eest, et väga tore oli kohtuda ja näha sind üle hulga ja kohtume siis hingamislaulupeol 20. augustil Valgemetsas. Olete kõik oodatud ka, kõik osalejad. Ja meie juhendajad. Oleme kõik sinna oodatud. Aitäh selle intervjuu eest ja tõesti, tulge hingamislaulupeole, et see on väga eriline sündmus, et mulle kuidagi väga meeldib, et selle kombinatsioon sellisest huvitavast, sellisest lahedast muusikast ja hingamispraktikatest. Et ma arvan, et kui teha neid praktikaid, siis see teadvus avaneb rohkem ja sellist muusikat ja sellist olekut on ka palju huvitavam vastu võtta, et ärge jätke ennast sellest ilma, et tulge nautige ilusat pidupäeva ja aitäh Tiiale seda organiseerimast ja Heikile ka.
et tõesti kohtume juba järgmisel nädalal. kohtume.